Järgmine küsimuse tüüp, õige väär. Sisestame küsimusele nime ja sisestame küsimuse teksti. Õpilasele kuvatakse selle küsimuse puhul valikud õige väär. Seda tuleb arvestada ka küsimuse koostamisel. Seda tüüpi küsimused võiksid olla mingid väited. Me võime esitada tõese väite või ka vale väite. Antud juhul ma esitasin tõese väite ja selle väite puhul oleks õige valik õige. Nii et ma pean valima, et õige vastus on siin õige. Tagasisidet sõnalist ma ei pea tingimata sisestama. Ma pean määrama mitu punkti selle küsimuse eest saab. Ma määran nüüd 1 punkti. Sisestan märksõna. Salvestan muudatused. Järgmine küsimuse tüüp. Valin veel kord õige väär. Küsimusele tuleb sisestada alati nimi. Ja nüüd ma esitan vale väite. Antud vastusele ja antud väitele nii-öelda siis on õigeks vastuseks ja õigeks valikuks väär. Nii et õige vastus on väär. Kui õpilane peaks märgistama, siis peab märgistama, et see väide on väär. Ja valingi väär. Punkte küsimuse eest määran, et saab 1 punkti. Märksõna ja salvestan.